liigub tagasi. Talviku ja Freimannise vahel.
tunnistama, et ma olen serva pealt maha kukkunud, kes nagu esikolmikusse kuuluvad, on sul see nagu silme?
kolme viimase ringi algusesse. kohal ja ei ole tema hooka praegusel hetkel suuga mitte enam ja lapsiga 75 Aadu Roosiaar, küll arvab siis 4. mees, ühtlasi siis juuniorite klassi liider ka teises võistlussõidus minemas siis etapivõitu tuleb veel siis ka siin ära võtta ja siis on täna jääga täielikult korda talle esimese ja kolmanda koha vahe ja see, et see selle vegiga ei ole sugugi mitte kasvanud, pigem kahanenud ja Kutsar Kullas Kaaro, 2 sekundit on 3 mehe vahe, kui seda võistlust on siis järele jäänud suurde lõppu viimased 3 kilomeetrit circa esimese etapivõidu, kui sõideti siis esimene etapp Türil, seda juba siis 10. maikupäeval, siis selle etapivõidu Andre Park oli teine ja kolmandana lõpetas Carlos Sabolis. Teine etapp sõideti juba siis Karksi-Noias ja Karksi-Noia etapivõidu Harri Kullas mõlema sõidu võiduga. Teise koha etapilt võitis Andre Park ja kolmanda Harri Kullasel on Eesti meistritiitel praegusel hetkel siis vaid 10 sekundi valgi peal, üks ring on veel sõita, kui see 1 sekund suudetakse tagasi sõita ja siis on Kutsari vastu paremini ei suuda, aga kui Kutsar võidab, Harri Kullas lõpetab teisena ja Erki Vaara natukene kannatustest saada siis vastuseks küsimustele, kuidas on üks moodi metsa vahele minnes, siis palju viimata ja vaatama, kas on see ja 151 Harri Kullas on siis ühe tiimi sõitjad. Mõlemad siis Sakar Vatem Racing tiimi esindajad. Tanner Racing mees. Nii et tiimitöö oli hästi mõeldud, aga midagi pole teha, Kaare teisena sealt lõpetab ja saab käega šampanjatõusi. Eesti meister Erki Vaara on üle lõpu jäänud olnud ja Kutsar tuleb ilmselt väga pettuma 3. kohta täna siin etapi kokkuvõttes ja praegusel hetkel lõpetavad siis siin Harri Kullas siin hästi Eesti meistrit õnnitlema. Erki Vahe võtab siit siis võidu ja selles sõidus siis tänase etapi kokkuvõttes siiski Harri Kullas võitja, Erki Vahe teine ja Karel Kutsar kolmas, selline etapi järjestus, aga Eesti meistriks siis aastal 2014 tuleb Erki Vahe. Igati meie töö võid. Äkki te minu selgis said? Ma tegin teist päris arvsi pildi, aga Oss oli hea jooksma. Tema on jooksma. Väga hea. Erks tubli.
tundub, et Aivar ja August just veel siin juba duelli maha peavad, sellepärast et siis Kalev 5. kohale ja väga hästi sõitu alustanud August Juss on siis paraku nüüd selle ringiga taandanud 6. positsioonile. ja Rätsepäevad on alustas oluliselt teravamalt, aga on ka natukene taandunud. ja nii ongi, Aiks on 5. vaatab üle õla, kus on Just. pane Aiks aga puid alla ja mis sa ikka tagasi vaatad, Temps on selja taga, see on ju Tembiks sõidus vaadet oli äkki actionit ja show'd rahvale rohkem kui kogu hooaja MX1 sõitudest kokku. pigem on siis asi see, et esimene seisund. jah, ega siin ei tea. poisid sõidavad rajal võidu, isad klaarivad raja ääres arveid. ja rahvas vehib, arvake ära sellele Lauri Lehtale. arvake ära, miks, ilmselt kõik juba näitavad talle, et asi on minemas õiges suunas ja pole enam palju jäänud. aga samas ega seal Leht väga palju vaba hingamisruumi ei ole, sest kui me näeme, et tema kaotab liidrile kas 43 sekundit, siis temale omakorda kaotab Mägi ainult 6 sekundit. ja see raha jääb väiksemaks järjest. et ma arvan, et on mingit soovi nüüd mingit viisakust või respekti üles näidata Lehtla vastu. nii et midagi ei ole veel lõppenud, 2 ringi on alanud ja Mägi võib seal veel kaarte segada. aga kohe algab siin viimane sõiduring MX1 masinaklassis aastal 2014 ja selle viimase sõiduringi sõidab alatuks number 3 Tanel Jook. siis kullas siin kokku 5, nii et poodiumile, noh, just praegu selleks on sõitnud 5. kohal alustanud 3, siis igal juhul kullas siin poodiumi konkurentsis täiesti olemas. võistluste karusselist hiireldud kogemused ja see sõidumäng, mida on seltsinna saanud, on lihtsalt nii palju tõstetud üle, aga hea näha, et on neid noori ja tigedaid, kes üritavad siin vanaministrivõisi vastu võtata ja ikka kohati vastu võtata. võitluga oleksid, mis oleks olnud siis, kui oleks Tanel Jook ja Harri Kullas liitunud juba Eesti meistrivõistlust, aga avaetapist alapoole täpselt siin olnud on ja ega siin midagi enam tagantjärele muuta ei saa. kui praegusel hetkel on Looku ja Lehtla vahel siis punktidega selline, et enam ei ole väga palju selle hetkeni, kui saame neid lukku lüüa, siis mõlema sõidu võiduga ja on Tanel Jook nüüd kohe ka üle lõpu järel olnud. Tanelil omalt poolt on tehtud kõik. 277 ja Lauri Lehtla nüüd tuleb kohe kätte siin lõppu, meeside lõpu juurde tuleb ja Eesti meister on finišis. teist korda MX1 masinaklassi Eesti meistritiitel, vahet oli päris mitu head aastat, 2010 oli Lauri Lehtla siis esmakordselt MX1 masinaklassi Eesti meister, nüüd aastal 2014, 4 aastat hiljem kordub see tiitel taas. Aivar Look siis 5, Indrek Mägi lõpetab 4. jääb seal vahet siis 5 sekundit seal Lauri Lehtla selle taga 95 August Just lõpetab siis 6. 7. 20 Rätsep. Lauri.